Mul on siiralt hea meel tervitada täna õpilasliidu üldkoosolekut Vaikuse minutite ühingu esindajana ja lisaks ka liidu enda vilistlasena. Lisaks toon ma head koostöösoovid tervelt, kiusamisvaba hariduse eest liikumiselt, kuhu Vaikuse minutite ja õpilasliidu kõrval kuulub sihtasutus Kiusamisvaba kool, tugiõpilaste omaring Eestis ehk TORE, Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tervise Arengu Instituut ja Lastekaitse Liit. Õpilasesinduste liidus oli minu tööks olla avaliku poliitika nõunik. Sellega seoses on minu sõnum meile kõigile täna hästi lihtne. Poliitika ei ole mitte see, mida me teeme ametnike ja poliitikutega suheldes, vaid iga meie valik, tegu, sõna, mõte ja mõnikord ka tegemata jätmine, mis loob seda ühist elu, milles me kõik oleme osa. Nii et kui sa oled siit üldkoosolekult kuulnud midagi või mõelnud millelegi või hääletanud millegi üle, siis võid märgata, et see ei ole mitte ainult kellelegi teisele mõeldud, vaid ikka sul endale. Selle jaoks on mõeldud ka Vaikuse minutid, mille me koos teise endise avaliku poliitika nõuniku Erki Kaikoneni ja paljude heade sõpradega oleme käima lükanud. Vaikuse minutid on lihtsad tähelepanu ja meelerahu harjutused, mis aitavad sul paremini märgata enda ümber ja enda sees toimuvat. Selleks, et sa saaksid olla hoolivam iseenda ja kõigi teiste suhtes, olenemata sellest, mis su ümberringi parasjagu toimub või ei toimu. Harjutusi teevad paljud õpetajad näiteks tunni alguses või kahe tegevuse vahepeal. Mitte ainult enne mõnda eksamit või mõnda esinemist, vaid igas olukorras. Harjutustel on positiivne mõju uuringute järgi keskendumisvõimele, saavutusvõimele, heasoovlikkusele, empaatiavõimele, võimele teha koostööd ja kõige olulisem, võimele ise toime tulla ja endaks jääda nendes olukordades, mis varem võisid rasket tunduda. Ma arvan, et mitte kellegi jaoks, kes seda videot vaatab, ei ole üllatus, et koolis toimub igasugust sagimist aeg-ajalt, mis võib meie tähelepanu hajutada, mis võib meid väsitada ja mõnikord ka päris kurvaks või isegi pahaseks teha. Aga minu sõnum täna on siin hästi lihtne. Hoolimata sellest, mis toimub sinu ümber, on see, kuidas sa sellele vastad, sinu enda valik. Kui sul on kogemusi Vaikuse minutite harjutustega, siis jaga neid meiega. Kui sul on küsimusi, siis küsi. Ja mis kõige tähtsam, leia võimalusi, kuidas aidata endal ja kõigil teistel igasugusest sagimisest hoolimata keskenduda, olla rahulikum ja rõõmsam iga päev ja seeläbi ka sõbralikum kõigi suhtes, kes on meie ümber. Ma soovin palju inspiratsiooni kõigile, kes seda videot näevad.
heidab pilk elule, sind on üritatud purustada. Möödunud lugusid, mida tahaksid unustada. Mälestusi, mida ära peita, lukustada. Kauneid hetki, millest vanaduses jutustada. Oled tundnud enam emotsioonide eksitusest. Taban mu valangut lüürilise arteri veritsusest. Pettunud inimeste ükskõikse sõna kehituses. Pettunud selle fucking maailma ülesehituses. Nagu atlas taevast kannaks, sest sinus elav jõud ei luba anda alla. Hingesoppidesse põgenenud rakud vabasta. Too $1 000 000 koju, millest unistanud oled salaja. Avasta, tunne, otsi kuniks maailm jääb haud vaikseks ja miskit enam ümbritsemast pole. Paljastades tükid su hingest, mis skulptorina vorminud on sind just nimelt selleks, kes sa oled. Universum, mis meid kõiki kokku seob, sadade miljardite rakkude kunstiteos. Saatuse nimel ületatud lävepakud, draamad, mis eales mitte midagi ei tähendanud. Hääletatud valimised, üle piiri minekud. Nagu homie eest on kohver, alati koju tagasi, kus inglid hoiavad silma peal. Sõltuvalt kuidas sa neid kohtled, kõik saab avatud, millest proovitakse hoiduda. Kas valgustunuks keegi juba enne koitus saab? Hing nirvaanas, praana on toitumas. Võimatu mõista kõike, mis tegelikult on toimumas. Töökoht tehas, 4 lapse ema, kena keha, aga kella 6 naha all süstlatera. Või Prantsuse Riviera 40-akrisel maalapil. Villa, auto, $1 000 000 viisakaardil. Igaüks kirjutab ise oma saatuse, langedes meditatsiooni negatiivsusest paastudes. Tunnetest laastudes, murtud südamest taastudes. Võitlev võidab õppetunni isegi kaotusest. Elada enda nimel, unustada massitrend. Mõista, et maailma muutmiseks pead muutma iseend. Kuniks paljastuvad tükid su hingest, mis vormisid sind just nimelt selleks, kes sa oled.